No niimoodi kätte on jõudnud siis see, et kui meil on taas kuu auto välja valitud, Tõnu ja Tõnu on oma raske otsuse teinud ja millegipärast on nüüd küll viimased saated niimoodi läinud, et kõik uudised, mis me oleme toonud kas siis Genfi autonäituselt või Eestisse saabunud autodest ja salongidest lugusid teinud, siis millegipärast järele tuleb ka lugu meie saates olnud autost, aga see ei ole omavahel seotud, uskuge mind, et see on selline tõsine meeste nagu mõttehetk, kus nad ikkagi tõsiselt arutavad, milline see kuu auto on ja selle kuu auto on siis meil Renault. Jah, sest ütleme nüüd selle aasta Genfi autonäituse uudist kohale jõudmine võtab natukene aega ja Renault Megane tegelikult esitleti juba eelmisel sügisel Frankfurdis, nii et nüüd nad hakkavad juba riburada pidi siia jõudma. Ja selles mõttes on Megane Eesti rahva seas väga populaarne auto olnud kogu aeg ja nüüd uus mudel on tähelepanuväärne kindlasti selle poolest, et ta on suhteliselt hea varustusega ja ütleme nii taskukohase hinnaga, et praeguse seisuga saab ikka 15 000 eest saab juba kätte auto, kus on tegelikult kõik vajalik peal olemas, nii et ega siin selles mõttes väga palju enam juurde lisada vaja ei ole ja kohe on tulemas ka veel soodsam variant, mis maksab seal 14 000 millegiga, nii et ainus asi, mis on, et universaali veel ei ole, et universaal tuleb alles sügisel, aga viieukseline luukpera on täitsa olemas, jah. Kas tekkis mingisugune selline mõttepaus ka või oli selge, et siit see Renault tuleb ja on? No eks me arvutusalde praegu väga palju tegelikult ei olnudki, sest et Genfi näituse mudelid on veel tulemata ja praegu me teeme järelnoppimist eelmise aasta Frankfurdi näitusele, aga eks meil oli Frankfurdi näitusel juba kuri kahtlus, et kui see auto kunagi Eestisse jõuab, et küllap meil tuleb jälle Renault salongi tulla, sest et nagu kõneleja ütles, siis Megane on olnud läbi aegade Eestis väga populaarne mudel ja nähes selle auto põnevat disaini ja mudeli valikut oli päris kindel, et ei pääseme siit kuidagi. Lisaks sellele, et tulekul on universaal, mis on kindlasti väga oluline, ei saa mainimata jätta ka GT-versiooni, mis oma enam kui 200 hobujõuga tõmbab ilmselt näo rõõmsaks nendele, kes kiirest sõidust lugu peavad ja arvestades ka selle auto varustust ja hinnataset, siis loomulikult siin on praegu valikut tavalisest pretensioonitust pere- ja tööautost kuni sportliku tänavaraketini välja.